Tere kõik kasutatud autode huvilised, alustame seda ülevaadet natuke kaugemalt, äkki siis petab silma ära ja liigume vaikselt lähemale siis tänasele subjektile, milleks on siis 2005 aasta Volkswagen Touareg V10 TDI mootoriga. 6-käiguline peaks olema Tiptronic kast ja isegi lukustatavad sillad mingil määral ning õhkvedustus, mida saab lasta üles alla. Aga kõigepealt, nagu tavaks, siis vaatame autot väljast ja mida lähemale minna, seda halvemaks see üldpilt muutub. Aga kuidas võtta, kas ostate riistapikendust või tarbeeset? Et riistapikendus, mis ta meil nüüd on, 17 aastat vana auto enam ilmselt ei ole, aga pikk mula jääb kõrvale praegu, vaatame siis lähemalt. Üks asi, mis ma tooks kohe välja, tegemist on Porsche Cayenne originaalvelgedega, peal vana hea kvaliteetne Green Max ref või Linglong Green Max. Aga mis on positiivne on see, et ref on uus, mustrit on kõvasti ja väljed on Porsche originaalid, sain need ühe Cayenne'i alt. Aga lähme siit sujuvalt edasi kere poole peale, on edasi küll lükatud seda. Ütleme, kere seis sellel autol pole kõige parem, aga pole ka katastroofiline. Siit alt võib juba näha, roostet on siin ühes või teises kohas, aga sellist läbivat nagu kuskil veel väljas ei ole. Siin võite näha minu Joonase suurepärased amatöör-keretööd. Siin olid niisugused roostelaigud ja olen need nüüd siis omal käel ära lappinud. Tüüpilised kohad, näiteks tihti näen Volkswagen Touran, vabandust. Et need roostetavad samamoodi ja siit kere pealt võibki neid kohakesi näitama jääda. Siin on ilmselgelt on rooste all. See on tegelikult veidi väiksem triip, aga see on rooste surm siin sees, mis on valget värvi, et selle valge saab siit välja vajadusel ja näeb veidi tagasihoidlikum välja, aga seal oli kerge rooste alge sees. Siin rõõm näha siis ka minu kasutuse ajal midagi tekkinud, ka siis minu perenaine või siis kellegi teise perenaine on siit ära triipsutanud. Luuk samamoodi tüüpiliselt roostes, tüüpilistest kohtadest. Siin on näha minu parandused, siin all on, ta on roostes. Ma ei tea, kas ma saan siit kaamera nurga kätte. Uskuge mind, on. Siit ka tegin väikse paranduse. Oli niuke rooste alge. Mis siit veel teisel pool läheb nagu sama hoog edasi. Et siin lappisin natukene. Ärge pange tähele, ma ei arva, et ma midagi oskan. Siit ka kõik on, eks need, rooste kohakesed. Ärge arvake, et ma arvan, et ma tean midagi keretöödest. Ma võtsin kätte lihtsalt trelli, panin metallharja otsa, lasin rooste maha, rooste surm, krunt ja auto värvikoodiga sprei peale ja nii ongi. Et mina ütleks, et see on parem, kui lihtsalt mädaneda lasta. Näiteks siin esiuks, ma ei ole seda maha kakkunud, siin on näha, rooste on kõik alleks, aga kuna ta on veel selline uniformne hetkel veel, siis lasta olla. Sealt saaks ilmselt selle rooste kohe välja kakkuda, aga ma ei tee seda hetkel, kuna eemalt lähme nüüd veidi kaugele. Kurat, päris hea näeb. See esiparempool nuks on päris hea. Aga tegelikult asjad ei ole nii, vaatame siin all on, toimub midagi. On vist veidikene ja lemmis sealt ja aga midagi hullu ei ole. Ühesõnaga jalg kuskilt läbi ei lähe, läbi ei paista auto kuskilt, aga muuseumisse sellega enam asja ei ole. Et tarbeesemeks igati vinks-vonks veel. Eest, kus juures polegi suurt midagi näidata tegelikult. Et ei ole midagi erilist välja tuua. Ma võin lähemale minna, siit eemalt ei näe midagi silma. Tavaline see pott ei ole ei ole isegi ülearu kiva saanud. Et kohakesed on ja aga eest, ütleme, on ta kõige parem. Et väljast ongi siis suuremalt ja alt ring peal. Siin on näha minu keretööde jälgi veel, et selle saab ilmselt saviga saab maha hõõruda. Ja siin võtke arvesse, et
siis tegelikult suvaline inimene tänavalt võttis kätte ja vähemalt likvideeris roostet natuke auto pealt. Et midagi ilusat see ei ole, aga loodetavasti mingil määral funktsionaalne. Vaatame korra sisse. Siit ma võin teile kohe ära öelda, et siin on kõige nukram koht sellel autol, et täiesti läbiv rooste on ja ma võin seletada, miks see ka nii on ja siit on osaliselt interjööri liistud puudu ja sellel kõigel on üks põhjus, nimelt siit ülevalt hakkab pihta kõik, äravoolud ummistuvad, äravoolud on siin üleval, ees rattakoopas ja siin all karbi sees ja ühesõnaga, kui ülevalt poolt ära ummistub, jookseb vesi siia, juhijalud sisse ja kui alt poolt ära ummistub, siis kõik jääb toredasti karbi sisse ja karp medaneb seest välja, aga nagu te näete siin ka, lasin nii palju roostet käsitsi maha kui sain ja panin rooste surma krundi ja siis värvi peale, et parem kui enne. Ja siin on ka veel tagajärjed, et vesi on jooksnud siia sisse üle pika aja enne seda, kui auto minu käsutusse jõudis ja siit on kõik niiske, et see vajaks tegelikult sooja ilma, et suvel sooja ilmaga tuleb jätta uks lahti ja lasta ära kuivada. Et nii saab selle vaiba kuivaks, praegu see vaip on niiske ja sellepärast ma sõidan ka kummimatiga. Aga muidu seest ei ole tal häda midagi, et täitsa viisakas. Peamine viga, mis siis on siis tõesti tavalise kasutuse kulumise väline on siin, on olnud see telefoni hoidik. See on siit ära võetud ja ma tean A4-del on näiteks siin B7-tel, siia pannakse seda, on ka telefoni hoidik ja kui ära võtad selle, siis jäävad augud. Ja ma eeldan, et siin on olnud ka mingisugune tehase poolt pandud telefoni hoidik. Nagu te näete, see auk on päris ilus, et see on ära võetud ja sellepärast on siin auk. Aga muidu, selline tavaline pea 270 000 sõitnud auto sisemus, et ei ole kuskilt hullu, juhi iste katki ei ole veel kuskilt. Et ma ei tea, mina ei kurda, kasutan seda praegu personaalselt igapäeva autona. Mulle midagi häirivat ei ole, tagant samamoodi. Täitsa viisakas. Siit seest vaatame korra. Lapse tool on seal peal, see ei ole jälle millegi peitmiseks pandud, vaid laps sõidab seal tooli sees. Katuseluuk on sellel autol. See toimib ja vett sisse ei lase, nii et kui midagi positiivset, siis näiteks mulle meeldib sõita lahtise katuseluugiga. Ja vaatame korraga taha igasuguste konspiratsiooniteooriate ärahoidmiseks. Ma näitan kõigepealt, et mul on siin asjad sees ja nüüd andke mulle paar hetke aega, ma tõstan asjad eest ära ja siis näitan ka teile pagasiruumi. Kui ma juba videot teen, siis miks mitte natuke vaeva näha. Enne kui ma need siit eemale tõstan, siis siin sees on kõik need juhi ukse ümbruse juurde kuulduvad liistud ja siin on veel mingid liistud. Ma ei teagi, kuhu need käivad. Need olid siin pagasnikus, kui ma auto sain. Ja mul on niuke tunne, et siin ei olegi kohti, kuhu neid kõiki panna, aga ühesõnaga mina ei viitsin neid tagasi panna, need ei sega kuidagi igapäeva kasutust, nii et hetkel on nii, need liistud lähevad siin pagasnikus. Ma vabandan, vaip ei ole kõige eeskujulikumas puhtuses, nagu ma ütlesin, auto on igapäevases kasutuses. Siin on näha, ma ei kujutagi ette, mis võiks vaiba niimoodi ära kulutada. Tundub, et siia on mingisugust keemiat peale läinud, mis on siis ka liimi siit alt kuidagi ära lahustanud. Ja siin on niisugune kahjustus, mis siis ennast midagi ei sega. Natuke must on ka nagu plekiline, et võib-olla võiks ju selle keemilise aparaadiga üle käia. Mul seda isiklikult ei ole personaalselt. Vaatame siia rattakoopasse ka. Siin on ka nagu kõik on olemas ja alles. Ma kujutage ette, mis asi see siin on. Hea küsimus. Aga midagi eriskummalist siin ei näe, ei tundu, et auto oleks kunagi kortsus olnud tagant. Et minu teada sellel autol ei ole ühtegi liiklusõnnetuses osalemist LKF-i kodulehel kirjas. Igasugustele tunde ja pildi järgi ja interneti teel diagnostikutele eemaldasin siis kõik kapotialused plastikud ja vaatame siit korra üle, kuivõrd hästi siit videost ikka midagi näha on. Aga ma lasen korra kaamera üle käia kapoti alt. Selline ta on, et kui keegi tahab midagi märgata või näha, siis see on parim, mis ma hetkel siin video teel saan teha.
4K-s, ma ei tea, kui hea kvaliteet see on, mul on praegu asendustelefon, aga parim, mis ma sain teha ja noh, lähme siis paneme käima ja lähme siis proovisõidule ka. Paneme siis käima kah ja teeme proovisõitu kah. Nagu te võite näha, autol on keyless go ja käivitada saab sellega, aga kahjuks ukselingid ei toimi. Ma ei oska öelda, miks see nii on. Ja jalg pidurile. Ja jalg pidurile. Hetkel siis tablool on 2 viga. On veojõukontrolli viga ja see, mis ta meil nüüd ütles, sisesta see, mis ta ütleb, mis viga see on. Mingisugune drivetrain error oli. Puurame korraga poti alt ka, et kõik hobimehaanikud saaksid diagnoosida. Minu meelest käib täitsa ilusti, panen kaamera siia peale. Vähemasti paigal käies, nagu te näete, siis kuskil miski ei loksu, ei rapu, et käib täitsa ilusti, aga sõidame ka juba. Nii hea vaataja, ohverdan ennast siis teie nimel. Täna on soe ilm, aga et pakkuda võimalikult suurt kvaliteeti heli puhul, siis ma panen väga vaikselt õhu liikuma ja ühtegi akent ei ava. Ühe subjektiivse asja ütlen alustuseks. Viimati 4 aastat tagasi oli mul C5 kerega Audi RS6 ja see on esimene igapäeva auto peale seda, millega ma sõitmist tõeliselt naudin. 2 turboga V10 diiselmootor, väga nauditav igapäeva sõiduks, aga nüüd ma võtan ära mikrofoni ja ma panen ta kuhugi siia, kuhugi, ma ei oska teile öelda, kuhu ma ta panen. See jääb ilmselt vaatele ette. Ma pean ta kuhugi kinnitama, andke mulle hetk. Otsisin siis tükk aega kohta, kuhu vaate mõttes ei oleks ees mikrofon kinnitada, aga oleks kuulda ka kõike salongis toimunud ja ma pean ta siia üles panema, kahjuks mul ei ole paremat kohta, et alustuseks siis saavad kõik kuulata autosõitu vaikuses. Parkimisandurid otse loomulikult ei tööta. Ja seda teps mitte ka konditsioneer, üks toru on konditsioneeril vaja ära vahetada.
hea küll, kiiremas korras ma kahjuks teile siit midagi paremat välja ei võlu, et üks võimalus oleks tõesti kuhugi maastikule minna, aga kahjuks jah, nagu ikka, aega on piiratud ja seekord mõned lamavad politseinikud saime võtta, et vedrustus on vaikne. Kahtlemata seal on kulunud osasid, aga sõidu mõttes igati viisakas pill, arvestades seda, et tegu on turu kõige odavama masinaga. Natuke müügijuttu ka siia lõppu. Oi, üks Passati mees eluohtlikult läheneb meil tagant. Jah, on mehega tegu. Vaatame, siin tahab võidu teha. Saadame ta oma teed. Tšau, Passati mees. Aga siit poolt ma lõpetaks, et siit saame ühe kiirenduse veel tasuta. Ja 70-ni. Vääne on äärmiselt mõnus, aga nagu ikka diiselmootoriga siis korraks ja kõik. Et siis 4500 pööret üldse on. Ma eeldan, et siin 1500 ja 3000 vahel on see maksimumjõudlus. Aga vähemasti, kui ta on seal nii-öelda maksimaalvõimsus vahemikus, siis see masin liigub muljetavalt. Arvesse võttes, et tühi mass peaks olema sinna 2,5 tonni juurde. Aga omalt poolt ma siit lõpetaks, et aitäh kõigile, kes vaatasid ja tundke huvi ja ostke masin ära. Aga minu poolt on siin hetkel kõik. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite.